Mhm. Järgmine küsimus. Kuidas vältida hajuvaid vastutuspiire? Mhm. No see küsimus ise on ka natuke hajuv. Mina ütleksin, et kuidas vältida hajuvaid vastuspiire, on väga lihtne vastus, on siin, tuleb nad siis teha võimalikult selgeks, lihtsaks ja konkreetseks ja mida tuleb arvesse võtta, on see, et me peamegi vastutuste piiridest aeg-ajalt üle minema. Ja mida ma selle all mõtlen, on see, et meil on erinevad vastutusalad. Nüüd ma ei võta ära vastutuse, kellegi teise vastutust, aga need probleemid, mida ma näen kellegi teise vastutusalas, siis neid ma ju võin lahendada ja aidata lahendada. Sest et kui ma neid ei aita lahendada, siis kokkuvõttes missioon kukub läbi. Ehk siis kokkuvõttes vahet ei ole, kelle vastutusala piiris see sees on. Ma pean suutma lihtsalt selles olukorras olla piisavalt taktitundeline ja mõtlema pika aja peale. Ehk siis ma käitun taktikaliselt vastutusala piiride sees ja teen oma asju taktikalisel tasemel. Iga kord, kui ma taktikalisel tasemel midagi teen, siis ma peaksin mõtlema strateegiliselt. Ehk siis iga minu väike samm ma peaksin mõtlema pika aja peale. Ja mis mulle meeldib, on see, et meil inimesena on emotsioon ja ego ja need on täielikult taktikalised mõtlejad. Need mõtlevad ainult lühiajaliselt kogu aeg. Kuidas saada võimalik kiiresti mingi kasu, kuidas emotsioonina reageerida ja see sama samm tagasi, detachment, suure pildi vaatamine, eemaldumine ongi vajalik selle jaoks, et enne kui ma neid taktikalisi tegevusi teen, siis ma tegelikult pean aru saama, mis see suur pilt on ja kas see läheb kokku selle suurema pildiga. Ja tegelikult minu vaatest on see, et mul ei ole üldse vahet. Esiteks mul ei ole vahet, kelle probleem see on, mul ei ole vahet, kelle vastutusalas see on. Miks? Sest et mulle tundub, et see praegu ma olen tuvastanud selle probleemi ja nüüd see, nii kui ma tuvastan selle, nii kui ma olen sellest teadlik, nüüd mul on probleem. Ja mulle tundub, et see on suur probleem. Ja nüüd ma pean midagi teist tegema selle jaoks, et ära lahendada. Vahet ei ole, kelle vastutusalas see on. Ja piiride seadmise puhul ma arvan, et on hästi loogiline ongi see, et tulebki nendest piirid paika panna ja mida konkreetsemalt need suudetakse paika panna, siis seda lihtsamalt nad lähevad. Aga seda, et kas me saame saavutada niisuguse olukorra, kus vastutus hajub, mis küsimus on, mida see nagu tähendab üldse, mida tähendab hajub vastutus. Et ma ütleksin, et minu vaatest, minu organisatsioonis, kus ma töötan, mul ei ole üldse vahet, kelle vastutus asi on. Meil on probleem, see on vaja ära lahendada ja ma mõtlen selle peale, mida ma saan teha, et see asi ära laheneks, olemata sellest, kes vastutab selle eest. Just, ja kui see üle piiride minemine tähendab siis seda, et ülima vastutuse mõttes siis mitu inimest hakkavad sama probleemi omanikuks, siis millest probleem? Seda parem. Et see, mis siis juhtub? Probleem saab lahendatud. See ongi olulisem. Aga adresseerimine ei garanteeri selle probleemi lahendamist ja alati ei ole võimalik ka seda ise lahendada. Absoluutselt. Vahel mulle meeldib tuua seda, et probleemide adresseerimisega on selline hea loogika, mis tuleb Patrick Lencionilt ja ta on öelnud niisuguse ägeda lause, et ühel korral 10 adresseerid suurt probleemi juhile või kellegile, siis ühel korral 10 ta kuulab sind ja ütleb, kurat, see on tõesti hea asi ja muudabki käitumist. Siis 8 korral 10 ta kuulab sind ja ütleb, et päris hea mõte, aga mitte midagi ei muutu. Ja siis ühel korral 10 lastakse sind lahti. Ja mina arvan, et me peame võtma selle riski nüüd, milliseid probleeme adresseerida. Me peame ise tegema valiku, et millise iga lahingu pidamine ei ole väärt seda effortit, iga probleem ei ole sama suurusega. Nüüd, mida tihedamini, mida rohkem te võitlete igasuguste probleemide vastu, mis tegelikult ei oma strateegilist tähendust või ei ole piisavalt suure kaaluga, siis seda hullemini nii-öelda teid vaadatakse ja tahad, okei, Siim on see tüüp, kellel on absoluutselt kõiki asju kogu aeg probleem. Ja nüüd, kui sul on päris probleem, siis tuleb oma päris probleemiga, siis ma mõtlen, et okei, see on see mõttetu väike probleem jälle, sa alati problemaatiline versus see, et kui enamus väikseid asju, mis sa näed, et et see ei muuda strateegiliselt mitte midagi, sa ei hakka neid korrandama, et detaile kuidagi seal, ma ei tea, ribadeks kiskuma ja sa teed asjad ära ja siis, kui sa tuledki harva ja sul on päris probleemid ja sa valid välja, mida sa adresseerid, sa ei adresseeri igasuguseid väikseid asju, sa lahendad enamus asjad sinna oma tasemel ära, oma vahenditega, siis ma võin kihla vedada, et sind kuulatakse, sest et sa ei käi ja kogu aeg ei räägi, et kõik asjad on probleemid. Nüüd, sellegipoolest see asi ei garanteeri ära probleemi lahendamist. Ja alati ei ole võimalik ise seda asja lahendada.
tõsi, aga vastutuse võtmine ja probleemide lahendamise puhul ei ole ainukene viis probleeme ära lahendada läbi selle, et sina ise lahendad need ära. Enamasti sina ei saagi need ära lahendada, sest et sul pole kompetentsi tõenäoliselt. Kui kellegi teise vastutusalas on probleem, siis mis on tõenäosus, et mul on kompetents minna ja see inseneri mingisugune, ma ei tea, mingi asi ära teha. No üliväike. No ma lihtsalt ei oska seda teha. Eriti kui meil on väga suur meeskond ja mul pole aegagi seda teha. Aga me peame leidma need viisid, kuidas need probleemid, mis on päriselt suured, me peame valima, millise mäe otsas ma olen nõus surema. Ja seal tuleb teha valikuid. Ja tegelikult mina ütleks, et enamus probleeme, 99% probleeme on võimalik ära lahendada. Mitte läbi selle, et mina lähen ja lahendan nad ära, sest see on see, mida vastutuse võtmine ei tähenda. See on see, mida probleemide lahendamine ei tähenda, et ma lähen ise panen käed külge ja lahendan ära. Vaid ma võtangi vastutuse selle lõpptulemuse eest, sest see lõpptulemus on halb. Ja nüüd ma pean olema piisavalt tark, strateegiline, taktikaline ja leidma õiged viisid, kuidas siis adresseerida seda probleemi. Ja tihtipeale, mis juhtub veel, on siis see, et esimese korraga antaks kohe lihtsalt alla. Ma juba ühe korra proovin, ma ütlesin ühe korra. Okei, no see on küll tore. Aga mis sa veel tegid? Ja hästi lihtne ongi nagu jääda selle, et kui midagi ei tule esimese korraga välja, siis antakse alla. Aga kui palju neid asju meil tuleb elus esimese korraga välja? Ma ei tea, teeme podcasti esimese korda, no ei tule välja. Siis tuleb uuesti proovida, teise nurgalt. Nii et see väide on tõsi, aga jällegi, see ei ole üldse mingi no factor. Pole üldse probleemi sellega. Läheme edasi. Ainuke küsimus selle juures on see, et kui võtta kõiki probleeme enda omana, siis võivad need lõpuks kõik sinu lahendada jääda, sest keegi teine ei viitsi, ei pea vajalikuks tegeleda nendega. Kuidas sellega toime tulla? Põhimõtteliselt suhestub eelmise küsimusega. Jaa. Mis sa vastaksid selle peale? Kuidas toime tulla sellega, kui no, sina üritad, teised ei ürita? Just tegelikult natuke vastasid sarnasele teemale. Et kõiki ei saagi võtta enda omana, omanikuks saab hakata, eks ole, aga kõik ei saa ise lahendada. Et aga vähemalt saad panna palli veerema. Ja mida ma siit loen on see, siin on räägitud praegu, siin on erinevad probleemid, on võtta kõiki probleeme enda omana, see on üks asi. Ja need kõik võivad lõpuks jääda minu lauale. Need kui kõik probleemid jäävad sinu lauale, siis mille sümptom see on? Mida see indikeerib? See indikeerib seda, et ma ei oska väga hästi sorteerida neid ülesanded, mis mu lauale tulevad ja ma ei oska väga hästi öelda ei ja jaa, sest et millegipärast minu laud saab kogu aeg täis. Nüüd, kui mul ongi väga palju ülesandeid ja ma võtangi asja enda lauale, siis ma peaksin suutma ka ju kommunikeerida, et kuulda, et jah, ma võin selle enda lauale võtta küll, aga see tähendab seda, et ma need asjad lükkan praegu edasi, et mul laud on praegu täis. Mul on tegelikult kalendri täielikult täis, ma saan selle võtta küll, ma saan teha ainult sellel tasemel tulemuse, ma saan pool tundi sinna panna, ma oskan ainult seda osa teha, ma saan lükata selle asja, mis mul praegu laua peal on, järgmisse kuusse, sest siis mul on rohkem aega, või ma saan võtta selle kohe ette, aga siis ma lükkan need teised projektid edasi järgmisse kuusse. Et kas see on okei? Ja nüüd, kui see on okei, siis ongi kõik okei, sest aeg-ajalt ongi vaja asju lükata kuhugi edasi, aga enne seda, kui ma asju edasi lükkame, siis me peaksime tegema korraks kiiret taktikalise pausi, sest et tõenäoliselt need asjad, millega sina minu juurde tuled, need tunduvadki sinu jaoks üliolulised. Need, millega keegi teine minu juurde tuleb, need tunduvad tema jaoks üliolulised. Nüüd, mina oma laua pealt tean, mis on minu jaoks olulised asjad. Aga nüüd, kui me omavahel räägime, siis me tegelikult tahaksime öelda nendele asjadele, mis on olulised organisatsiooni vaates, me tahaksime neile öelda jah. Sest kui sinu asi on olulisem kui minu asi, siis ilmselt mõtlen sul jah. Ja nüüd, kuidas me seda teada saame, on see, et esiteks mina pean teadma, mis on minu asjad, kuidas need lähevad kokku suurte asjadega ja need asjad, mis sealt tulevad, kui olulised need on ja kokkuvõttes ma pean läbi selle tegema selle otsuse. Ja see on see, kuidas me omavahel saamegi teada, kas see tegevus, mis praegu sinu laual on väärt erinevate asjade edasi lükkamist. Ja läbi sellise vestluse seda teada saab, kui meil on olemas viis, kuidas me prioriseerime ja kui seda ei ole, siis tuleb kokku leppida, kuidas me seda teeme. Sest et mingit moodi peab aru saama, millised tegevused on tähtsamad, millised ei ole. Ja siis tuleb siin, et kui keegi teine ei viitsi
või ei pea vajalikuks tegeleda, kuidas sellega toime tulla, siis ega siin ei ole mitte midagi muud teha. Esimene asi on see, et tõenäoliselt niisugust asja ei ole, et keegi ei viitsi ja et keegi ei pea vajalikuks. Järelikult peab keegi teine oma ülesanded vajalikumaks, mida tema tahab teha. Ja me peame siis selgitama välja omavahelises vestluses, et kelle siis ülesanne on tegelikult vajalikum. Ja nüüd see lõpuks ju taandub selline välja, et kuidas me oskame selgitada. Ja aeg-ajalt on võimalik ju võtta keegi kolmas osapool juurde, kes vaatab seda kõrvalt. Sest võib-olla me oleme lihtsalt emotsionaalselt nii tunnelis juba siin, et me ei suudagi seda asja ära teha. Sellepärast me ise ütleme ka, et esimene samm, enne kui me hakkame üldse midagi niisugust tegema, siis me peame üldse maha rahunema. Astuma sammu tagasi, saame aru, mis on suur pilt, mis on meie ülesanne ja siis vaatame, kas need tegevused on ülesandega kooskõlas. Ja sealt edasi meil ongi vaja adresseerida seda läbi üks vestluste, läbi inimestega suhtlemise. Sest et kui meie eeldus on see, et inimesed ei viitsi, siis mu küsimus on, miks teil on inimesed, kes ei viitsi midagi teha? Kust nad teie ettevõttesse saanud on? Ja mida te siis peale hakkate, kui inimesed ei viitsi? Mis on selle põhjus, miks nad ei viitsi? Sest me tegelikult peaksime teadma. Ja siis me saaksime adresseerida. Sa ei viitsi sellepärast, et see töö on igav. Sest et sul on tegelikult kompetentsi teha ja juhtida inimesi, aga sind on pandud siia naelu lugema. No jah, ongi igav. Ei viitsigi teha seda, see ongi mõttetu asi. Ehk siis me saame jällegi läbi vestluse seda teha. Nüüd, kuidas seda infot teada saada, on ainult siis, kui teil on olemas suhe. Ja kui teil suhet pole, siis ega ei räägi mitte milleski. Ja isegi kui ma tean, et sa ei viitsi, mul on niisugune tunne, et sa ei viitsi, siis, ja kui mul suhet sinuga pole, siis ma toon sinu, kuule, miks sa ei viitsi tööd teha? Siis see ei ehita väga palju suhet. Siis sa ei saa võib-olla ausat vastustki sealt. Absoluutselt, et me peame oskama küsida küsimusi ja selle jaoks ongi hästi see hea loogika ka, et me peaksime ennem ehitama professionaalse suhte kui isikliku suhte. Sest professionaalset suhet on võimalik hoida, sest et professionaalne suhe tähendab seda, et meil on olemas suhe, et me saame omal vestelda ja me saame lahendada probleeme, sest et meil on kõik ühised probleemid ja seda on vaja teha. Nüüd, mis võib juhtuda, on see, et meil tekib enne professionaalset suhet tekib isiklik suhe, sellepärast ongi, kui võtad näiteks sõbrad tööle, siis on keeruline anda professionaalset tagasisidet, sest et justkui isiklik suhe tuleb vahele ja see hakkab mõjutama meie omavahelist suhtust ja siis ei osata enam handleda. Aga reaalsus on see, et nüüd tuleb eraldada, sest et see, mis on meie isiklik suhe, ei pruugi olla professionaalselt kasulik ja kokkuvõttes on kaks erinevat asja, mida tuleb arvesse võtta. Ja sellepärast tasubki kõigepealt ehitada professionaalne suhe. Eks meil erioperatsioonides ja üldse erinevates organisatsioonides me tegelikult tulime siia kõik kokku, mille pärast? Mitte inimeste pärast, vaid sellepärast, et mis on meie organisatsiooni eesmärk, mis on meie missioon, miks me seda kõike tahame teha, miks me üldse eksisteerime selle organisatsioonina. Me tulime selle pärast siia. Ja osad inimesed tulevadki sellepärast liituvad korvpallimeeskonnaga, et nad tahavad võita Eesti meistritiitlit, nad tahavad võita maailma meistritiitlit, nad tulid siia selle eesmärgiga. Nad ei tulnud sellepärast siia, et siin on lahedad kutid nagu. Nüüd, kui ma satun meeskonda, kus on ülimalt äge missioon, tõenäoliselt seal on ülimalt ägedad inimesed, kes mulle meeldivad, suur tõenäosus. Ja nüüd ma võin saada ja ehitada nendega ka väga hea personaalse suhte. Aga probleem tekibki põhimõtteliselt siis, et kui sul on hea semu, ta vaatab, et sulle meeldib korvpalli mängida ja sa tahad maailmameistriks saada ja sa tahad, kurat, see on päris äge ärk. Tahaks ka. Aga tegelikult meeldib neile hoopis mängida golfi või jalgpalli või neile meeldib teha hoopis midagi muud. Ehk siis neil ei ole seda sama missiooni. Ja siis nad tulevad siia ja sa võtad nad pardale selle pärast, et neil on lihtsalt lahedad kutid. Ja siis tekibki probleem, sest et neil ei meeldi tegelikult korvpalli mängida. Ja nad ei tulnud siia korvpalli mängima, nad tulid siia selle pärast, et sa oled lahe tüüp. Ja need inimesed, kes on lahedad tüübid, siis nendega me oleme sõbrad. Mis see tähendab seda, et me peame oma kõiki sõpradega tegema ühtse samad asju. Kui see on kombo, siis see on epic, sest et see on see viis, mis mulle väga meeldib. Aga see on see koht, kus tekivad hästi palju käärid. Enam hästi palju need perefirmad või perealgatused või see onupoole poliitika ongi see, et kuule, saad mu onu ja sugulane, tule ka siis paati. Olenemata sellest, kas sul päriselt meeldib korvpalli mängida või mitte. Ja siis tekivad probleemid.
sest et meil on mängija, kes ei oska mängida, aga ta on meeskonnas sellepärast, et noh, ta on treeneri onupoeg. no vot, palju õnne. et see ei too head asja. aitäh, et ära vaatasite selle video. nüüd enne, kui te hakkate järgmist videot vaatama, siis võtke üks paus ja mõelge. Ärge tehke otsuseid emotsioonide põhjal. Miks? See ei ole hea. Sest et te teate ise ka, et te olete teinud väga palju otsuseid emotsioonide põhjal, mis pole väga häid tulemusi teile ilmselt elus toonud. Ja nüüd kogu see süsteem, mis siin YouTube'is või Spotify's või igal pool on ikkagi üles ehitatud selle peale, et te vajutaksite veel järgmisele ja järgmisele ja järgmisele ja järgmisele videole. Ja nüüd mida see teeb? Ja mis on selle tulemus, on see, et te lihtsalt käite siin ja loete ja vaatate ja kuulate igasugust asju, mis võib olla isegi kasulik, aga kas teil on seda päriselt hetkel vaja? Kas te päriselt suudate seda vastu võtta? Tõenäoliselt mitte. Piisab sellest ühest õpiampsust, ei ole vaja järgmist vaadata. Sest et tõenäoliselt on see teie vabandus. Miks mitte päriselt minna tegema neid asju, mida te juba teate, et te peate tegema? Nii et minu soovitus on teile, ärge vajutage seda järgmise video peale. Kasutage oma tugevamat poolt ajust, mida kutsutakse mõtlevaks ajuks. Ja tehke hoopis midagi kasulikku, mida te juba teate, et te peate tegema. Ärge klikkige järgmise video peale. Ärge tehke seda. Ja selle jaoks see väike paus teile siin oligi, et teile meel tuletada, mis on võib-olla oluline. Ärge otsustage emotsiooni põhjal. Teil on midagi targemat teha. Ja kui ei ole, siis valige teadlikult, kuhu te vajutate. Neid kohti, kuhu vajutada ja teadlikult teha on päris palju. Tahate õppida? Minge akadeemiasse. Tahate kuulata veel? Vaadake neid pikkasid vestluseid, vaadake neid õpiampse, kirjutage üles otsingusse mingi küsimus. Saatke meile küsimus. Need variante on igasuguseid. Nii et olge teadlikud ja edu teile. Tšau!